Eesti tõesti kasutab 3 vaktsiini, mis on saanud Euroopa Liidus müügiloa. Need on Pfizer-BioNTechi, Moderna, mRNA-põhised vaktsiinid ning AstraZeneca viirusvektori põhine vaktsiin, mida kasutame siis kuni 69-aastastel vastavalt immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitustele. 70 ja enam vanuses siis on Pfizer-BioNTech, Moderna, kuna seal on rohkem uuringuid kõrgemas vanuserühmas kaitse efektiivsuse kohta. Praeguse seisuga on Eestis jõudnud vaktsiine suurusjärgus 70 000. Järk-järgult need kogused kasvavad. Me oleme ära kasutanud ligi 60 000 vaktsiinidoosi ja arvestame sellega, et umbes selles tempos, nagu vaktsiini Eestis jõuab, neid ka käiku lastakse. Teatud osa tuleb jätta küll reservi teise doosi tagamiseks, aga põhiosas kasutatakse kõik vaktsiinid ära, kuna järgmised tarned tulevad regulaarselt peale. Ja näiteks AstraZeneca vaktsiini puhul on 2 doosi vahe 8 nädalat, mis annab kindlustunde, et selleks ajaks, kui teise doosi vajadus tekib, on igal juhul juba järgmised tarned riiki jõudnud. Praegu on palju juttu olnud ja küsimusi olnud ka tõesti Sputnik V vaktsiini kohta. Ta on teatud sellistes arutelude või hindamiste faasis Euroopa Ravimiameti juures, aga ei ole ametlikus müügiloa taotluse protsessis. Ehk selles vaates on väga vara rääkida sellest, et kas Sputnik V võiks Euroopa Liidu turule tulla või mitte. See sõltub ühest küljest vajalike uuringute olemasolust, Euroopa Ravimiameti hinnangust, Euroopa Komisjoni vajalikest protseduuridest, tootja enda tootmisvõimsusest ja siis loomulikult juba elanike liikmesriikide huvist või selle puudumisest vaktsiinide ringi laiendamise suhtes. Täna Eesti igal juhul läheb edasi nende vaktsiinidega, mis on läbi Euroopa Liidu ühishanke kokku lepitud. 3 tükki neist on müügile saanud, kuni 5 tükki on veel selles ühislepingus ja kokku on Eesti sealt broneerinud vaktsiinidoose ju tegelikult üle 4,5 miljoni, mis on enam kui piisav vajadus kogu Eesti elanikkonna vaktsineerimiseks, sisuliselt 2-kordseks vaktsineerimiseks ning selles vaates me ei otsi aktiivselt täiendavaid vaktsiinitootjaid. See on väga ootuspärane, et me nüüd näeme peale koolide avamist jälle nakatumisi rohkem ja rohkem koolides. See oli seis, kus me lõpetasime enne aasta lõppu ja oli ka nüüd teada, et kui uuesti koolid avatakse, siis me läheme sellest samast olukorrast, kus me lõpetasime aasta lõpus, siis nüüd edasi. Hetkel näeme, et haigestumine on hüppeliselt kasvanud just laste seas. On suurenenud koolidega seotud kollete arv, kasvab igapäevaselt koolide arv, mis on nakatumistega seotud. On see siis kas terve klass, mitu klassi või ka terve kool isolatsiooni saadetud. See on see tänane olukord. Ja. Lisaks, kuna koolid üldjuhul on seotud meil kõige suuremate lähikontaktsete arvuga, siis seetõttu läheb ka siis lähikontaktsete või hetkel siis lähikontaktsena arvel olevate inimeste numbrid lähevad väga suureks. Kui inimene saab automaatsõnumi ja tal on küsimusi, täiendavaid küsimusi, kuidas tegutseda, siis selles sõnumis on ka Terviseameti telefoninumber, kuhu saab siis täiendavate küsimuste korral pöörduda.